No see on üsna lihtne vastus, et ega nad ei ole ju ainult, kommentaarid ei ole ainult Riigikohtu lahendite kokkuvõte. Seal on loomulikult ka selle normi teaduslik analüüs taga. Ja kui siin Paul ütles, et tegelikult ei ole viisakas ega eriti sobiv Riigikohut kritiseerida, siis tegelikult ma päris nii pehmelt ehk ei väljenduks, et võib kritiseerida küll, kui on põhjust kritiseerida. Mis on oluline, on see, et autor sellisel juhul toob välja selgelt, mis on Riigikohtu seisukoht ja mis on tema enda seisukoht. Sest et vahel on tõesti otsuseid, millega on raske nõus olla ja siis võib-olla just see teaduslikul analüüsil põhinev kriitika ja ka võrdleval õiguslikul analüüsil põhinev kriitika on see, mis ärgitab Riigikohut järgmisel korral teistsugust otsust tegema või ka alamastme kohut teistsugust otsust tegema.